Algaval hooajal on USA kõrgemas üliõpilasliigas mängimas 4 noort Eesti korvpallurit. Üheks debütandiks on kohe 20-aastaseks saav tagamängija Carlos Jürgens, kes siirdus tänavu suvel Oklahoma osariigis asuvasse Oral Robertsi ülikooli. Minu ootused on igati pidanud paika. Siin on kõik sujunud väga hästi. Olen kõigil andnud aega, ei ole kiirustanud millegagi. Ja olen õppinud inimesi tundma, meeskonnaga läbi käima hästi, kõiki reegleid ja nõudmisi siin tundma õppinud. Ja praegu tunnen ennast väga hästi, väga kindlana siin ja juba vaikselt kodused ka. Erkma korvpallikoolist Tuule tiibadesse saanud mängumees on läbi käinud erinevad Eesti noortekoondised ning tegi debüüdi Eesti meistriliigas hooajal 2015-16 Audentese spordigümnaasium noortekoondise särgis. Nüüd sattus Jürgens aga täiesti teistsugusesse korvpallikeskkonda. Minu treeningud varasemalt on erinevad nagu öö ja päev, et siin on siis põhirõhk ongi tegelikult nagu kommunikatsioonil ehk nagu rääkimisel. Muidu siin muidugi trennid on tunduvalt kordades pikemad, trennid on meil 4-5 tundi ja muidugi me jookseme ka kordades rohkem, sest et meil on väga suured ootused hooajaks. Kõik on tuttavad nendega ja kõik teame, mis me peame selleks välja käima, et saavutada neid. Kõige raskemad kindlasti elemendid minule just siin mere taga on, ma arvan, ongi see rääkimine, kuna mina olen õppinud mängima teistmoodi. Kindlasti enamus kõik Eestist teavad, et USAs on see rääkimine kõige tähtsam, nii et ka kõige vaiksematel hetketel pead olema sa kõige valjam mees. Ma olen siin õppinud niimoodi alguses, nii kui sa ei rääkinud, nii kui üks sõna ütlemata, alguses sa said kohe selles karistada, pidid jooksma otsasi, aga selle käigus on nagu progress. Ma olen õppinud selle käigus ja nüüd see tuleb juba mul sujuvalt loomulikult juba. Nagu USA üliõpilaskorvpalli kõrgemas divisionis tavaks, siis treeningtingimused on Oral Robertsi ülikoolis väga head ning mänge peetakse 10 500 inimest mahutaval areenil. Viimati jõuti finaalturniirile 10 aastat tagasi ning kokku on ajaloos seda suudetud 5 korral. Nagu Jürgens juba ütles, siis meeskondlikud eesmärgid on uueks hooajaks seatud kõrgele, kuid ka isiklikus plaanis ei hoia ta ambitsioone tagasi. Ja, et kindlasti mul on erinevaid eesmärke ja ootusi esimeseks hooajaks, kuna ma tean, et esimene hooaeg on kõige tähtsam kindlasti, see on see, millest oleneb kõik, mis tulevikus saab. Mina olen endale pannud eesmärgid, et lihtsalt iga päevaga saada paremaks, õppida rohkem meeskonda tundma ja olla meeskonnale kasulik, siis olenemata, kas ma tulen pingilt, olen pingil või olen väljakul. Mõelda rohkem justkui nagu meeskonna mõttes, et mida me peaks tegema kõik koos, et saavutada oma ühtset eesmärki, ehk see võib olla nii-öelda võit või siis ka pikemas perspektiivis. Mõni suurem hooaja eesmärk, aga minu selles suhtes eesmärk on ikkagi olla ja areneda iga päev sammu võrra edasi. Põhijooaeg algab Carlos Jürgensi ja tema ülikooli tiimi jaoks 7. novembril.